Jumala rahu, hea kogudus. On päikseline pühapäev ja issand on oma templis, oma kojas. Ta tuleb. Jeesus tuleb tagasi. See on tänase päeva sõnum. Jeesus tuleb tagasi läbi sõjamürina ja infomüra tuleb Jeesus. Ta tuleb oma kogudust ja pruuti valmis seadma, et oleks valmis lahkuma. Ilmutuse 22:17 loeme. Ja vaim ja pruut ütlevad, tule. Ja kes seda kuuleb, öelgu, tule. Ja ilmutuse 22:20. Tema, kes seda tunnistab, ütleb, tõesti, mina tulen varsti. Aamen. Tule, issand Jeesus. Selle viimati loetud salmiga lõpebki piibli ilmutuse raamat, jääb vaid kõige viimane salm, 21. salm, milles on õnnistussõnad. Ilmutuse 22:21. Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu kõikidega. Aamen. Mitte keegi ei tea Jeesuse teise tulemise hetke. Küll on püütud seda ette kuulutada. Ja teate, millise eduga? Alati mööda. 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 Nagu Aamen kirikus, mööda. Juba algkoguduse päevadest peale on inimesed oodanud Jeesuse teist tulemist. Algkoguduse päevil oodati Jeesuse tulekut suure ootusega. Usuti, et Jeesus tuleb tagasi nende eluajal. Õlimäel istudes õpetas Jeesus oma jüngreid, Mattiuse 13:32, aga sellest päevast või tunnist ei tea ükski, ei inglitki taevas ega poeg, muud kui isa üksi. 68. aasta tõlge. Uues testamendis leiame Jeesuse teisele tulemisele ja sellele seatud märkidele viiteid rohkem kui 300 korral. Hollandi kellategija ja hilisem kristlik kirjanik, kõneleja Corrie ten Boom, kes elas aastatel 1892 kuni 1983, on juutide varjamise eest natside koonduslaagris olnud ja ka Eestit külastanud ja siin rääkinud. Tema on öelnud Jeesuse teise tulemise kohta. Me ei ole sõjajärgne põlvkond, vaid rahueelne põlvkond. Jeesus tuleb. Osunduse lõpp. Põhjanaela järgi, mis on taevalaotuses üks tuntumaid ja tähtsamaid tähti, on meremehed juba aastatuhandeid oma laevade kurssi seadnud õigeks. See hele täht näitab meremeestele kätte õige suuna ja aitab kursilt eksinuid taas oma alus õigele kursile saada. Meie ristirahva jaoks on Jeesuse teine tulek just samasugune hele täht taevas nagu meremeestele see põhjanael, et me saame oma kursi õigeks. Põhjanael on päikesest 100 kordi heledam meist 300-400 valgusaasta kaugusel, ometi on ta orientiirina aidanud 10 000 meresõitjaid läbi aegade. Nii palju on neid sireene, meelitajaid, mitte millegiga tegelejaid, kes meelitavad usuinimesi vaiksetesse sadamatesse, kus lõpeb igasugune elu ja edasiliikumine. Ei ole kuigi palju inimesi, kes teavad piibli viimast salmi. Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu kõikidega. Aamen. Piibli esimest salmi, 1. Mooses 1:1, teavad väga paljud. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Elame ajal, kus piibli viimase raamatu lugemine on ääretult ajakohane ja oluline. Olen püüdnud seda regulaarselt lugeda. Tõusin möödunud nädalal mööda kodutreppi üles
Hetkeks peatudes, otseku kuuldavalt, täiesti selgelt kuulen ma Ilmutuse 22 teksti. 22:17. Ja vaim ja pruut ütlevad tule. Ja kes seda kuuleb, öelgu tule. Sel samal hetkel teadsin ma, millest ma täna sulle rääkima pean, armas kogudus ja kuulaja. See on sõna taevast, sõna sulle. Vaim ja pruut ütlevad tule. Ja kes seda kuuleb, öelgu tule. Oma mõtetega oleme praegu Jeesusega tema viimasel teekonnal paasapühadeks Jeruusalemma, kus ta vangistatakse, lüüakse risti, kus ta sureb ja äratatakse üles 3. päeva varahommikuil surnuist. Eestimaale on saabunud kaunis kevad ja 2 nädala pärast pühitseme siin koguduses juba palmipuudepühi. Kui Jeesuse tulek ja tema tulemise plaanid veel ootavad. Kuid lubage siin vahepeal teha otseku vahepeatus ja rääkida Jeesuse teisest tulekust. Ta tuleb. Maailma ebakindluse ja raputuste keskel Euroopas. Ta tuleb. Loetud Johannese Ilmutuse raamatu sõnad ütlevad Ilmutuse 22:17. Esmalt räägivad vaim ja pruut. Ja vaim ja pruut ütlevad tule. Sellele järgneb sõnum kõigile inimestele siin päikese all ja sõnum nendele, kellel on kuulmisvõime veel säilinud. Ja kes seda kuuleb, öelgu tule. Nüüd on aeg varustada end, hea kogudus, selle ainsa õige sõna ja palvega sel sinasel ajal tule. Kõigepealt kõnetavad meid loetud Johannese Ilmutuse raamatu salmis Ilmutuse 22:17. Jumala kolmainsuse 3. isik, püha vaim ja elava Jumala kogudus. Need kõnetavad meid Ilmutuse 22:17. Ja vaim ja pruut. See oleme siis meie, kõik kristlased üle maailma. Me oleme Kristuse pruut. Vaim ja pruut ütlevad tule. Ja kes seda kuuleb, öelgu tule. Vaim ja mõrse räägivad üht ja sama keelt. On aeg, kus ei räägita enam maapealsetest asjadest, sõdadest, sõjaohtudest, varude soetamisest, omale turvalise koha otsimisest. On aeg võtta kõrgem teema. Ilmutuse 22:17. Vaim ja pruut ütlevad tule. Kes seda kuuleb, öelgu tule. On aeg, kus iga ristikoguduse liige, ka need, kes meid raadioaparaadi juures ülekandega jälgivad, peaks ütlema tule. Ilmutuse 22:17 on see salm. Ja vaim ja pruut ütlevad tule ja kes seda kuuleb, öelgu tule. Ma tahan, et sa täna siin kaunis koguduse kojas istuja või ülekande jälgija võiksid öelda selle sõna tule. Kui see sul südames on, siis ütle tule. Tule. Me seisame otseku lõpuaja eeskojas. Pea astume nägemisse. Ja sellepärast on õige aeg oma lambid valmis seada. Tõstame oma pead ja vaatame üles. Sel sinasel ajal, kui on tunne, et see kõik hakkab sündima, nii nagu Jeesus meile lõpuaegadest rääkides vihje andis. Luuka 21:28. Aga kui see kõik hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus
läheneb. Kui sinu patud on täna helepunased, saavad need lumivalgeks. Ja kui su patud on täna purpurpunased, saavad need valge, särava, puhta villa sarnaseks. Loeme prohvet Jesaja raamatust Jesaja 1:18. Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, ütleb Issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. See, kes on tulemas, ei tõuka sind ära. Tule sellisena, kui sa oled. Johannese 6:37 on Jeesuse aegumatud sõnad 68. aasta tõlkes. Kõik, mis Isa mulle annab, tuleb minu juurde ja kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja. Nüüd on aeg Jumala juurde tulla, mitte tema juurest ära minna. Kui sa oled täna vaene kadunud patune oma pattudes sidumistes kinni, siis tule ja kummarda otse risti alla. Ja ütle need sõnad, mida Jeesus Galileast tegutsedes meile jättis. Kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja. Ütle need sõnad oma südames. Kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja. See on sõnum igaühele. See on tõsi veel täna, iga kahetseva hinge suhtes. 1. Timoteuse 1:15 loeme, ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina. Vaata Jeesuse peale ja usu temasse. Ta tuleb. Jeesus tuleb tagasi. Täna, mil kõlab Jeesuse tuleku hääl, ei ole tema juurde tulekul ainsatki piirangut. Kõik, mis Isa mulle annab, tuleb minu juurde ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja. Nüüd on aeg tulla Jeesuse juurde, kui sa kunagi ei ole tulnud. Kui sa kunagi ei ole alandanud ennast Jumala ette, siis nüüd on see aeg. Sa võid tulla sellisena, kui sa oled, puudulikuna, isegi tigedana, nii õigelt rajalt eemal, kui sa vähegi oled, aga tule. Tule täna Jeesuse juurde, on aeg temaga asjad korda seada. Armastuse apostel Johannes kirjutab oma esimeses kirjas, 2. peatükis, salm 1. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Kujutage ette, et keegi on saanud tõsiusklikuks ja siis langenud tagasi. Prohvet Hosea ütleb raamatu 14. peatüki 5. salmis, mina parandan nende taganemise, ma armastan neid oma heast tahtest, mu viha pöördub nendelt ära. Usuinimesed võivad langeda ja patustada samamoodi, nagu kuningas Taavet seda tegi. Taavet ütleb oma avalikus patukahetsemise psalmis 51 nii kaunid palvesõnad, salmid 7 ja 9. Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on ema mu saanud. Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas ja salajas annad sa mulle tarkust teada. Puhasta mind patust hiisopiga, et ma saaksin puhtaks ja pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi. 51. psalmi, salmid 12 ja 14 veel. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Ma palun veel, päästa Issand su rahvas vabaks patussurmast ja kuradi väest. Päästa Issand vabaks su rahvas andestamatusest, uskmatusest, ajaliku elu kibuvitstest ja ohakatest, mis häid usutaimi lammatavad. Kallis õde ja vend, sel ajal peame me valvama, et ükski meie pärga ei võtaks.
Oma kirjas Philadelphia kogudusele ütleb Jeesus Ilmutuse 3:11, ma tulen varsti, pea kinni, mis sul on, et ükski sinu pärga ei võtaks. 68. aasta piiblitrükis loeme sama salmi sõnadega, ma tulen nobedasti, pea kinni, mis sul on, et ükski sinu krooni ei võtaks. Meie krooni on võimalik röövida ja ära võtta üksnes meie issanda Jeesuse tulemise ootusajal. Kui Jeesus tulnud on, ei suuda keegi sinu krooni sult ära võtta ega kangutada. Apostel Paulus ootas pingsalt selle õiguse pärjaga ehtimise hetke ja ta jagab sellest oma teises ja viimases kirjas kallile usupojale Timotusele, 2. Timotuse 4:8. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Kui sa igatsed tema ilmumist, siis on pärg ootamas, kallis usuõde ja vend. Sellepärast valvake, issand Jeesus kutsub meid oma maise elu lõpusirgel üles korduvalt valvama. Matteus 24:42, siis valvake, sest ei tea, mil päeval te issand tuleb. Matteus 25:13, seepärast valvake, sest ei tea päeva ega tundi. Markuse 13:33, vaadake ette, olge valvel, sest ei tea, millal see aeg on käes. Markuse 13:35, nõnda valvake, sest ei tea, millal kojaisand tuleb, kas õhtul või kesköö ajal või kukelaulu ajal või varahommikul. Markuse 13:37 veel. Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile, valvake. Praeguse segase olukorra, kaootilise olukorra kohta maailmas on mitmeid erinevaid profeteeringuid, neid jagatakse ja uuritakse ja võtsin ka kätte üle 100 aasta vana koltunud kootikirjas kristliku perekonnalehe aastast 1917 ja lugesin sealt ühe väga huvitava loo. Pealkirja all Ettekuulutus. See on tõlkeartikkel kristlikus perekonnalehes, ühest Rootsi lehest. Ja antud kristlikus perekonnalehes öeldakse järgmist. Ühe müüri lammutamise juures Pühitsuse kloostris Wismaris, Mecklenburgis, mis on siis Saksa liidumaa kirdeosas, leiti üks piibel ja selle vahel prohvetliku sisuga pergamendile kirjutatud sõnum, mis praeguse ilmasõja valguses ka ääretult olulise tähendusega on. See ühe munga poolt aastal 1701 üles tähendatud sõnum on järgmine. Issand halast oma rahva peale, kes ikka enam sinust ära lahkub. Ta hävitab kloostreid ja sinu püha seadusi. Euroopa peab ükskord, kui paavsti troon tühi on, ühest raskest katsumisajast läbi minema. Toorus ja alatus ässitavad üles ühe väikese kogu. Ühe vürsti tapmisega läheb tuli põlema. Ma lühendan seda teksti. Üks keskriigi vürst, kes oma pahema, see tähendab vasaku käega hobuse peale istub, saab ühest müürist, mis vaenlaste ümber piiratud, aga monarhi valitud sõna on edasi Jumalaga. Jumala vägevus on temaga ja see viib teda ühest võidust teise. Siis algab raske sõda hommikupoolt õhtupoole, ehk siis meie keeli idast läände. Palju inimesi saab otsa, vankrid liiguvad mürisedes ilma hobusteta. Tuulispead lendavad läbi õhu, sülitades tuld ja väävlit. Purunevad linnad ja külad. Ilma nõuta ja jõuetult vaatavad inimesed seda pealt. Jumala manitsused jõuavad rahvasteni ja Jumal pöörab oma palge nende pealt ära. See sõda kestab 3 aastat ja 5 kuud. Nälja, häda, haiguste katku läbi hukkub palju inimesi. Tuleb aeg, kus ei saa enam osta ega müüa. Leib jagatakse välja, jaotatakse ära, aga see saab otsa. Siin ma jätan osa vahele. Rahvas, kellel on 7 tähte, haaratakse sõtta. Edasi jätkub prohvetlik kuulutus juba vaesuse teemal ja sõnumiga, et kõik rahvad
kistakse sellesse viletsusse kaasa. Osunduse lõpp. Ma ei tea, kes see munk on, kes üle 300 aasta tagasi selle kirjutas, aga tõuseme ja palume, et meie oleks valmis ja võiksime öelda, tule, issand Jeesus, tule vistist, issand Jeesus, lase su pruut olla valmis. Me ei tea, millisesse aega need munga sõnumid määratud on, aga ilmselt oli tal selge nägemine nii ühte kui teist. Nägi ta ette, mis tol ajal oli veel maailmas tundmata. Õnnista igat koguduse liiget, õnnista järgnevat üldkogu koosolekut ja anna meile kõigile rahu. Jeesuse nimel, aamen.